Oleme siin Kase talus, kus ökotalunik Ivari Kadarbik on tulnud välja uue tootega, vitamiinijuustuga ja samuti valmistab ette suurejoonelist kevadkampaaniat. Ivari Kadarbik, rääkige palun mõne sõnaga oma uuest juustust. Teadupärast on viimasel ajal Eesti turule tulnud igasugused uusi erinevad tervisetooted ja ka meie oleme sisenemas turule uued tervisetootega, vitamiinijuustuga. See on siis juust, kus on sees looduslikud vitamiinid, mis aitavad võidelda kevadväsimuse vastu, stressi, masenduse vastu ja tugevdavad samamoodi ka immuunsust. Küsin vahele, kas segate sisse mingisuguseid keemilisi ühendeid või kuidas moodi te teete vitamiinijuustu? Ei, meil on nagu ökotalu, et me ei kasuta eesed ega asju. Me läheneme sellele hoopis uudset tehnoloogiat pidi. Me toidame loomi looduslike vitamiinidega. See tähendab oma enda kasvatatud apelsinidega, Eesti mahearbuusiga või selleriga ja niimoodi sellest piimast valmistades juustu on need vitamiinid juba seal sees. Olete oma turunduskampaanias lubanud jagada laiali tonnide kaupa tasuta juustu. Kuidas te olete mõelnud seda teha? Me jagame inimestele juustukerasid, kus siis on kaasas ankeet, sest me tahame saada tagasisidet. Ja sellega koos on väike üllatusmoment. Inimene saab juustukera ja püüab ära arvata, millisest piimast see nüüd siis tehtud on. Et praegu meil on tootevalikus on apelsin, arbuus, seller ja arendamisel on praegu köömned ja tšilli. Kas lehmad tõesti söövad tšillit? Noh, oleneb lehmast. Mõni ei taha eriti, aga mõni saab isuga. Eriti tahavad pullid, aga juustutootmisel ei ole sellest eriti nagu kasu. Muidugi selle kampaania juures tekib kohe küsimus, et kust saadakse selliseks hämmastavaks väljaminekuks raha. Te kavatsete ju 100 kilosid ja 10 tonne või 10 tonni jagada seda juustu laiali. Kust tuleb raha selleks kõigepealt selle juustu arenduseks ja selleks kampaaniaks? Raha tuleb Euroopa Liidust. Me oleme siin teinud palju mitmesugused projekte. Kõigepealt me saame Euroopa Liidust raha, et ehitada valmis küla Kiigeplats ja talukompleks. Nüüd me tegime uue projekti, kus me taotlesime raha miljööväärtuslike ääremaade taastamiseks meede 2.3, millest jäi raha üle, et ostas ka lehmi ja ülejäänud rahaga alustasimegi siis seda nagu vitamiinijuustu tootmist. Kas te olete saanud oma juustu vitamiini sisaldusele ka mingisugust teaduslikku tõestust, et see tõesti toimib ja on inimeste tervisele hea? No meil käivad praegu uuringud käivad Maaülikoolis, aga idee ma sain Korea põllumajanduslik teaduslikust kirjandusest, mida ma tõlkisin Google Translatoriga ja seal esineb palju vihjeid siuksele meetodile, mis on sealmaal väga populaarne ja eriti ökoloogiline. Aitäh, talunik Ivari Kadarbik, eks siis näeme, mis see vitamiinijuust meie kõigi tervisega teeb.